Tere! Täna räägime siis aadressidest ja nimedest. Kuidas siis valemites kasutada aadresse ja nimesid. No aadressi puhul me juba teiega vaatasime, et tegelikult kui te lähete mingisugusesse lahtrisse, ma teen ta siin näiteks jälle kollaseks, olete kursoriga lahtris, siis nimeboksis on näha tema aadress ehk siis veerud on tähistatud tähega, read on numbriga tähistatud ja te näete siin lahtris siis, et selle kollase lahtri aadress on K3. Tegelikult on veel ka teist tüüpi aadressid, R1C1 tüüpi aadressid. Siin me pikemalt ei peatu, ma lihtsalt näitan, et kui juhtub, et teil on seda tüüpi aadressid, siis seda saab muuta options formulas. Ja siin, kui te kerite natukene working with formulas, siis on see R1C1 tüüpi lahtri aadress, aga meil seda vaja ei ole, nii et paneme cancel. Lisaks eristatakse, siis kui te tahate näiteks tähistada mingisugust plokki, lahtrite plokki, siis tähistatakse ära see esimene lahter, ehk siis siin on K3, nii K3 ja parempoolne alumine lahter, ehk see on meil siin Q8 ja koolon kirjutatakse vahele. Näete, siin on ka näha, kuidas neid aadresse kirjutatakse kooloniga. Siis piirkonna, kui te tahate viidata mingile piirkonnale. Nii, ja kui tahate viidata mõnele teisel lehel olevale aadressile, näiteks ma panen siia võrdusmärk, lähen siin teisele lehele, võtan siit mingisugused andmed. Näete, kui te vaatate seda valemi riba, siis on võrdusmärk, siis on selle lehe nimi, hüüumärk ja siis on alles selle lahtri aadress. Ja kui teil on hoopis mõnest teisest töövihikust vaja, siis pannakse see töövihiku nimi kõigepealt nurksulgudesse, siis pannakse konkreetse lehe nimi, siia järgi hüüumärk ja siis tuleb lahtri aadress. Lisaks eristatakse siis suhtaadresse ehk need on siis need tavalisel kujul aadressid, kus on siis täht ja number, absoluutaadress, kus dollarimärk on tähe ees ja numbri ees ja segaaadress, kus siis dollarimärk on kas tähe ees ehk veeru tähis ees või numbri ees ehk siis reatähis ees. Nii, ja miks seda vaja on, kohe vaatame järgmistes ülesannetes. See eristub siis kopeerimisel. Kopeerimisel ei muutu see rida või veerg või siis mõlemad, kus on dollarimärk ees. Ehk kus märk ees ei ole, need kopeerimisel aadressid muutuvad. Nii, ja vaatame siin näiteks ühte näidet. Meil on siin mingi ruumi number, pikkus, laius, kõrgus, vaja arvutada pindala. Pindala teatavasti võrdub pikkus korda laius. Veel kord ütlen, et ärge siis kunagi kirjutage aadresse ja ruumala võrdub siis pindala korda kõrgus. Ja nüüd saate ilusti kopeerida ülevalt alla ja saate siis kõikide ruumide pindalad ja ruumalad. Ja kui te nüüd vaatate ülevalt alla, näete, hakkame liikuma, siis kõik need lahtri aadressid valemis muutusid. Tegemist on siis suhtelise aadressiga. Nii, siin on ka üks ülesanne, ehk siis kena oleks see tabel ka vormindada. Vaatame nüüd järgmist näidet. Meil on vaja siis mingi detailil on siis 3 külge, vaja siis ruumala ja pindala arvutada. Nii, võtame siia, paneme ka mingisuguse numbri. Ruumala võrdub siis kõikide külgede korrutis. Nii, ja pindala on siis ainult näiteks A korda B. Ja nüüd maksumus võrdub siis, näete, siin on kommentaar ka, pindala korda hind, võrdub siis pindala korda hind. Nii, see oli siis lihtsalt, kui meil on siis valemites aadressid, siis saate niiviisi kasutada. Nii, proovige siis läbi teha. Nüüd on võimalik panna lahtritele nimed. Siin tuleb siis lihtsalt, pange tähele,
nimedeks ei saa olla C ja R, sest neil on siin Excelis oma selline oluline tähendus. Ja Excel ei lase ka panna, ta paneb automaatselt, kui te tahate lahtrile panna nimeks C, siis ta muudab selle nimeks C alakriipsuga või R alakriipsuga. Ja ühel lehel ei saa olla sama nimi mitmel lahtril. Samal ajal aga ühel lahtril ja ühel lahtriplokil võib olla mitu nime. Nii, ja vaatame siis, kuidas neid nimesid pannakse. Selleks te peate, kõigepealt võib nimeboksi sise näiteks, ma teen siin kollaseks, ma tahan siia nime panna, ma teen topeltklõpsu ja panen kollane. Kollane ja see peab kindlasti lõppema enteriga. Näete, lahtri nimi on kollane. Mujal on igal pool aadress, aga siin on kollane. See on siis kõige lihtsam variant. Teiseks on võimalik siis panna nii kogu lahtri mingisugusele piirkonnale nime. Ja see siis käib menüüst formulas ja defined name. Define name ja saab siis panna siit, ma teen siia veel ühe. Teeme sinise lahtri ja formulas define name, define. Panete lihtsalt nime siis näiteks sinine. Okei, ja nüüd see lahter ongi meil sinine. Nii, siis on võimalik näiteks olemasoleva, kui on olemas päis tabelil, siis on võimalik create from selection ja nüüd ta võtab kas siit tabeli päisest või võtab siis vasakust veerast, võtab alt või võtab paremast veerust, okei. Nii, pikkus tundub, mul on kuskil olemas juba siin tabelis, aga no vaatame. Ja kui ma nüüd märgin ära, näete selle veeru, siis on tal selle veeru peal nimi on pikkus ja sellel on laius. Nii, ja on võimalik, nii, ja kuidas kustutada, siis selleks on olemas näiteks name manager, kustutame selle sinise ja kollase nüüd ära. Näete, kollane ja delete. Ja võtame selle sinine ka, kus see sinine, mul on sinine, delete. Okei, ja näete nüüd kollane on jälle, nii paneme kinni, kollasel on jälle tavaline aadress ja sinisel ka tavaline aadress. Nii et selline on siis nimede panemine. Nii, võtan siis, kustutan kõik ära. Võtan värvi ka maha, nii, ja vaatame edasi. Ja nüüd on selline lihtne ülesanne, kus me saame siis natuke ka valemit kasutada, on siis ruumi number, see on pikkus, laius, kõrgus, tuleb teil ära täita. Ma praegu siis täitan täiesti suvaliste numbritega, niiviisi täidame ära, saate ka ise täita. Laius siis ka näiteks 20, 34, 23, 34, 12, 24. Saate siis ise siin täita. Nii. Ja kõrgus teeme siis 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8 ja 3. Nii. Ja nüüd kasutame nüüd valemites nimesid. Kõigepealt paneme siis sellele hinnale nime, paneme siia, kasutame seda varianti, et näiteks märgistame ära ka selle eelneva lahtri, ehk siis selle lahtri nii-öelda nime ja võtame formulas ja create from selection ja ta ise pakub, näete, vasakust veerust, okei. Ja nüüd näete, selle kollase lahtri nimi on hind ruutmeetrites. Nii. Nüüd paneme siia nendele tabelitele, märgistame ära kogu tabeli ja võtame jälle create from selections ja ta võtab siis ülemisest reast nime. Yes, nii. Ja vaadake nüüd, kogu selle veeru nimetus on ruumi number, siin on veer pikkus, näiteks siin on ruumala. Ja kui me hakkame nüüd pindala arvutama, siis teeme võrdub. Ja mitte üks lahter, vaid võime kõik selle veeru ära märgistada, pikkus, korda, laius. Ja näete, nüüd on juba väga palju arusaadavam see valem.
Nii, näete, pikkus korda laius ja ta automaatselt kopeeris selle siia alla ja ruumala võrdub siis pindala korda kõrgus. Ja näete, jälle täitis ära. Ja nüüd maksumus, näete, siin on väike spikker ka, maksumus on siis pindala korda hind võrdub pindala korda hind ruutmeetrites ja ongi teil tulemused teada. Nii. Ja nüüd meil olid, kui meil on pandud lahtritele nimed, siis tegelikult absoluutaadresse vaja kasutada ei ole. Kui ma nüüd oleks sama asja tahtnud teha absoluutaadressiga, ma võtan siit selle, nüüd ma pean minema kustutama ära hind ruutmeetrites. Nii, kustutame selle ära. Nii. Nii, jah, kustutame siit ka ära ja maksumus võrdub siis pindala korda ja kui me nüüd lihtsalt näete, paneme siia 200, mis juhtub, vaadake. C4, näete, siin on C4, kui me nüüd liigume ülevalt alla, ta tegi automaatselt, võttis selle C4. See on nüüd jälle selline päris põnev. Nii. Okei, see on nüüd jälle uuendus. Ma võtan siit nüüd maha kõik need võtan nii laius. Nii, mis lehel ma olen pindala. Nii, ma kustutan ära laius. Siis mul oli siin pikkus. Nii, laius, pikkus. Pindala tegelikult, mul oleks vaja pindala maha võtta. Pindala, okei. Nii, okei. Nii. Ja maksumus võrdub meil siis nii pindala, pikkus korda laius, meil pole enam pikkust korda laiust. Kirjutame siia siis pikkus korda laius, nii. Ja näete, nüüd ta automaatselt ei pikenda, nüüd me peame ise vedama seda. Nii, ja maksumus võrdub siis pindala korda 200. Nii, ja kui ma nüüd tahaksin vedada seda, kopeerida seda aadressi, siis näete, mis juhtub. Kõigepealt siin osad lähevad üldse tühjaks, siin tekib. Ja miks selline asi juhtus? Näete, see C4 ka muutub. Näete, siin on C5, edasi järgmisel on C6 ja nii edasi. Ja kuna siin all näete, et see on siis C5, C6, siin on üldse tekst, sellepärast ei sobi ja nii edasi. Ja nüüd selleks, et seda C4 saada siis, et me saaksime kopeerida aadressi, peame ta tegema absoluutaadressiks. Ja selleks saab klaviatuurilt, kui te hoiate alla funktsiooni klahvi, Fn ja F4. Ja näete, kui te hoiate Fn funktsiooni klahvi alla ja klõpsate F4-le, iga kord, kui te klõpsate, see dollari märk hüppab erinevasse kohta. Näete, praegu on suhteline aadress, nüüd ta on absoluutaadress või vabandust, enne ta oli lihtaadress, siis on ta absoluutaadress ja nüüd on ta jälle suhteline aadress. Nii, ja meil oli vaja siis F4-ga absoluutaadressi ja kui me nüüd kopeerime, siis näete, nüüd tulevad õiged vastused, sest näete, kui te siit vaatate ülevalt alla, siis see suhteline aadress ei muutunud. Nii et selleks on vajalik siis suhtelist aadressi. Aga teine variant, selline lihtsam variant, mina soovitan panna lahtrile nimi ja siis pole vaja nende aadressidega möllata. Nii et siis aitäh kuulamast. Täna siis rääkisime aadressidest, erinevat tüüpi aadressidest, valemitest ja kuidas panna nimesid ja kuidas see lihtsustab teie tööd. Aitäh kuulamast!